Tere pererahvas, mina olen Liis Velsker ning sa kuulad mu superlahedat podcasti, mida ma teen koos Health-kliinikuga ning selle nimi on Tervelt segane. Igas episoodis käib mul külas üks vahva tegelane ja ma väga loodan, et sa saad vähemalt ühe tarkust ära võtta igast vestlusest ja panna omal tagataskusse. Aga ma ei tea ka ju, nii et kuulame koos. Tere tulemast minu väga vahvasse podcasti. Meiega on täna Kari, kellele on väga uhke ametinimetus. Kas ma võin öelda, et sa oled Eesti ainus kaalulangetuspsühholoog? Ma olen ilmselt ainus psühholoog, kes nimetab ennast kehakaalu ja kaalulangetuspsühholoogiks, jah. Et neid toredad inimesi on veel, kes tegelevad kaalulangetuse küsimusega, aga nad ilmselt on kas akadeemilisel tööl või siis tegelevad ütleme, söömis-toitumishäiretega. Aga sellist vahepealset, jah, rohkem minu teada ei ole. Aga sa võidki võib-olla siis avada, kuidas sa oled jõudnud selleni või nagu, mis on olnud see teekond, ma ei tea, kas siis nii-öelda hariduse poole pealt, mis sa õppinud oled? Hariduse poole pealt on kõik see tulnud Tartu Ülikoolist, et siis Tartu Ülikooli psühholoogia instituut algusest lõpuni ja praegult ka veel. Ja kõigepealt siis tavaline psühholoogia, siis magistris tervisepsühholoogia ja nüüd doktoris ma olen sattunud kokku sellise toreda pundi või laboriga nagu Uku Vainiku juhitud käitumisgeneetika labor. Ja seal me uurime kehakaalu ja kaalulangetusprobleeme ja see tegutsebki siis poolenisti psühholoogia instituudis ja poolenisti siis geneetika instituudis Tartu Ülikoolis. No see on minu jaoks üldse väga põnev teema, sest mina olen terve elu sellega maadanud ja ma arvan, et Eesti inimene üldse, et kui me vaatame statistikat, siis meil on päris palju ülekaalulisi ja see pigem on vist kasvavas trendis ka, et kuna noored on väikelapsed õigemini. Siin 2024 olid ühed viimased andmed, mida ma siin enam-vähem peast tean. Siis oli selline huvitav trend, et võrreldes 2014 aastaga tegelikult oli niimoodi, et naiste osakaal, kes olid kas ülekaalulised või rasvunud, olid 1% võrra isegi langenud. Aga meeste puhul, kui ma ei eksi, oli see suurusjärgus 7% tõusnud. Nii et meestel see trend läheb päris kolinal üles. Naiste puhul loodame, et on kuskil enam-vähem stabiliseerunud. Aga mis sa arvad, miks see üldse on nii? Oi, seal on palju põhjuseid. Toit on see põhjus. Jah, toit selles suhtes, et kuidas ma ütlen, ülekaalulisus on selline fenomen, mida toidab hästi palju erinevaid probleeme, eks ole. Ja mida rohkem on meil endal ja meid ümbritsevas keskkonnas probleeme, seda suurema tõenäosusega varem või hiljem see meie kehakaalus kuidagi peegeldub. See on nagu see hästi lühike vastus. Jah, siis ma mõtlen nagu, et nagu enda näitel ka, et mina ikkagi nagu tänaseks päevaks usun seda, et mingisugused traumad mõjutasid mind nii, et ma nagu kasvatasin selle kaitsekihti endale ümber. Et see ei ole ainult see, et kui sa sööd vähem, siis sa võtad alla. Et seal ju ikkagi nagu stress mõjutab väga palju ja seal on erinevaid faktoreid, et see ei ole ainult see, et kui ma söön tervislikult või ma söön, ma ei tea, isegi ka väga vähe, et siis ma nagu nii-öelda langetan kaalu. Nii ja naa. Nii ja naa. Jah, tegelikult on, selles suhtes on sul õigus, et stress on väga oluline faktor, aga see on selline, kuidas ma ütlen, selline seisukoht, kus mõlemad väited saavad samaaegselt olla tõesed. Ehk siis see, et sul olid lapsepõlves mingisugused läbielatud raskused, eks on mingisugused probleemid, see suure tõenäosusega tõepoolest põhjustas või aitas kaasa kaalu tõusule. Aga samal ajal on ka tõsi see, et kui me sööme vähem, siis meie kaal ikkagi langeb. Eks ole? Et ma arvan, et see võlusõna siin on peidetud kalorid. Ja isegi võib-olla tähtsam on
märkamata jäävad kalorid. Vaata, meil on hästi palju selliseid asju, kus punkt 1, me ei tea, kui palju seal kaloreid on, no okei, kalorid on lihtsalt see, et kas me üldse peaksime neid lugema, aga lihtsalt, et aru saada, et toiduenergia siis ütleme. Et toit, mis on hästi energiatihe, mida suurema stress, seda rohkem me eelistame kaloritihedat toitu. Ja kui see toit ei ole meil taldriku peal, vaid me näiteks sööme hästi palju toidukordade vahepeal või näksime toidukordade vahepeal, siis mis juhtub? Me ei märka seda, me ei fikseeri seda ära, me unustame ära selle ja siis nüüd, kui me, ma ei tea, siin 5 või 10 aastat hiljem mõtleme selle peale, tead, ma ei söönudki nagu mitte midagi, et ma mäletan väga täpselt, et hommikusöögiks mul oli 2 muna, eks ole, lõunasöögi ma jätsin vahele ja õhtusöögiks oli, ma ei tea, seal mingisugune lihatükk või juurviljad, et ja siis ütledki, et näed, kaal tuli. Ja siis, kui me saaksime nüüd nagu kuidagi ajas tagasi reisida sinna, vaadata seda, siis selguks, et Liisukene pani 2 suupoolega vahepeal kommikest või kartulikrõpsu. Ma ei ütle, sa panid, aga lihtsalt väga sageli on selline asi, et tegelikult me ei mäleta neid kaloreid ja me ei pane neid tähele. Aga me ei saa, kuidas ma ütlen siis, me ei saa minna suureks ilma, et me sööks. Et näiteks, et me vähendame oma kaloraasi, see on üliväike, keeruline, teoreetiline konstrukt, mis võimaldaks meil kaalus juurde võtta. See peaks väga tugev stressireaktsioon, väga äärmuslik hormonaalne disbalanss olema ja kõik peaks nagu kokku sattuma, et siis võib olla tõesti. Aga 99,999% juhtudes, kui me sööme vähem, võtame kaalust alla ja kui me sööme rohkem, võtame kaalus juurde. Eks? Lihtsalt see meie märkamine, et mida me siis parasjagu teeme või kui palju me tegime, et see on natukene selline. No see on suhteliselt nagu nii-öelda, mina olen näiteks enda töös, kui ma teengi nagu nii-öelda tervisenõustamist, et sa pead tulema toitumispäevikuga, et sa nagu nii-öelda 3 päeva seal täidad ja siis tuleb ka välja, et nad tulevad nagu mingi, ma pole kunagi nii tervislikult söönud, siis ma mingi, et okei, see tegelikult oleks võinud olla sinu normaalne söömine, et siis me saame nagu nendele nii-öelda murekohtadele rohkem pihta, aga et või siis nad tulevadki sellega, et et ma panin kõik kirja, mis ma söön ja ongi hullumeelne, et kõik kommid ja asjad ja et need väiksed ampsukesed või ongi töö juures, võtadki lihtsalt mingi kohvi kõrvale väikse kommikesed, mis seal on, ja et lõpuks tuleb see nagu konkreetselt seal mingi 7 kuni ütleme, et nagu mingi 15 kommikest, et siis on see ikkagi nagu üks väga suur toidukord lisaks, on ja. Jaa, absoluutselt. Et tõesti, et inimesed ei märka seda või väga nii-öelda sage on ka see õhtune näksimine, et lihtsalt midagi natuke head või see mingi juustukene, mis on hästi nagu nii-öelda kaloririkas, et ma võtan ainult mingi paar juustuampsukest ja sealt võtan midagi jälle juurde ja kogu aeg need kalorid tegelikult tulevad, on ja. Aga mis sa ütleksid, et kuna sina teed ka nõustamisi, et milline on sinu siuke nii-öelda kliendibaasi nagu nii-öelda kõige klassikalisemad mured või et mis on need vead, mis nad teevad oma söömiskäitumises? Need inimesed, kes minu juurde jõuavad, võib-olla on natuke teise profiiliga, et need on, ütleme, võib-olla sellised inimesed, kes on üritanud kaalu langetada, nad on üritanud toitumiskavasid teha, nad on erinevaid dieete jälginud. Mul on isegi mõned inimesed, kes on praegult tulnud selle murega, et proovisin Ozempikut, isegi see ei aidanud, eks ole. Et väga erinevad, aga üldiselt, mis neid iseloomustab, on see, et nad tegelikult on väga pikalt üritanud kaalu langetada ja kas see ei ole tulemust andnud või vastupidi, neil on hakanud kaal tõusma selle peale. Ja nüüd, nii nagu ma alguses ütlesin, vaata, et kehakaalul, või ütleme, ebavajalikul või siis ebatervislikul kehakaalul ei ole sellist ühest nagu tekkepõhjust, eks ole. Et on terve rida asju, mis lõpuks viivad siin liigse kehakaaluni. Ja minu juurde satubki nagu selliseid väga suures laias spektris. Mul on inimesi, kelle puhul ma saan öelda, et põhjus on teadmises või teadmatuses, eks ole. On inimesed, kes on õppinud toiduga stressi maandama, eks ole. Et nad söövad lihtsalt sellepärast, et ma olen terve nädala tubli olnud ja tuleb reede õhtu ja mul ei ole siin elus mitte midagi muud toredat teha kui see, et ma tahaks kuidagi tähistada seda, et ma vedasin sellest nädalast läbi, eks ole, et nädalavahetus on kuidagi peaks nagu meeleolu nagu parandama, et
siis ma ostan juustu ja ma ostan vorsti ja tellin võib-olla pitsa või Woldin või Boltin midagi või lähen sõbrannadega välja sööma. Noh, ja on ka selliseid inimesi, kes nagu lihtsalt harjumuses söövad. Sest täiesti teadvustamata sööb, kõige parem näide on see, et taldrik tuleb tühjaks süüa. On ju? Et taldrikut ei tohi, toitu ei tohi taldriku peale jätta ju. See on nagu, ma ei tea, kõikide vanemad on öelnud, et kuule, et jäta, sellest suhtes võtta see 2 viimast ampsu ära. Täiesti okei on jätta nagu toit taldriku peale, mille pärast ma sunnin ennast, eks ole. Et selles suhtes neid põhjused on hästi palju ja need inimesed on hästi erinevad ja üks asi, mis ma tean, mille poole sa sihid ka, on see, et kui otsida siin üks ühine nimetaja, siis ongi see, et kõikide nende inimeste probleemid, kes minuni jõuavad, et nende probleemide juured asuvad alati kuskil meie peas. On ju? Et see, mis taldrikule jõuab, see on tegelikult millegi tagajärg. Ja see on alati nii. Ükskõik, kes tuleb kaaluprobleemiga. Kui praegult keegi kuulab, mõtleb, et kuuled, et mul on siin 5 lisakilo või mul on siin 10 nagu ebavajalikku kilo, et mida ma teen, et ma olen kõike proovinud, et jumal, kuulan siin ja mõtlen, et küll oleks hea, kui öeldakse midagi, mis aitaks, siis see asi ongi see, et jah, et sa pead lõpetama nagu taldrikule keskendumise ja hakkama mõtlema sellele, mis su peas toimub. Sellepärast, et kehakaal on alati millegi väljendus. On ju? Et samat moodi nagu, ma ei tea, lõhkised küünarnukid on millegi väljendus, eks ole, kui inimesel on kogu aeg on küünarnukid lõhki, siis ta kas A ei oska jalgrattaga sõita või B, ma ei tea, ta kukub mingi muu põhjusel kogu aeg, eks ole, või biopesad on katki. Et see ei ole see, et ma ei tea, et õpi paremini kukkuma. See on see, et õpi paremini sõitma, et see kukuks kogu aeg. Et see on samat moodi, et see, kui me liitume toitumiskavaga ja meile õpetatakse, kuidas säilitada oma düsfunktsionaalne söömine või ebavajalik söömine, aga lihtsalt, et söö tervislikult. Suht nagu selline absurdne. Ebavajalik söömine, aga tee seda väga hästi. Ja sellega ma olen nõus, et või üldse nagu nii-öelda toitumiskavadega ka, et mina väga nii-öelda ei poolda neid, et just nagu ongi selle põhjusel, et inimesed, nad ei õpi selle käigus tegelikult sööma või nad ei saa ka aru, mis on see nagu nii-öelda, kuidas võiks kogu aeg süüa, et me sööme kogu aeg, et see nagu nii-öelda toitumiskavad või dieedikesed on nagu nii-öelda, nad on tähtajalised ju. Et kui ma saavutan mingisuguse asja, saan ma mingisuguse selle numbri kätte, siis ma premeerin ennast sellega, et esiteks mul läks see, ma ei tea, punane kleidike selga ja siis on see läbi. Nüüd ma saan süüa nii, kuidas mulle meeldis. Ja. Et meil tegelikult harjumused ei muutu, ja. Et või siis me oskamegi teha neid toite, mis me selles kavas nagu järgisime, aga et kui neid ei ole, et siis ma ikka tegelikult ei oska süüa või ma ei saa nendest asjadest aru, ja. Aga et kuidas ma küsin, et mis on need nii-öelda põhi nagu nii-öelda, ma ei saaks öelda, et need on vaimse tervise nagu nii-öelda mured, mille pärast nagu nii-öelda kaal tõuseb, et seal on ikkagi nagu nii-öelda okei, me saamegi siit tulla mu selle nii-öelda laheda küsimuse peale, mida ma olen tahtnud väga palju erinevatelt inimestest nagu nii-öelda vastuseid saada. Et räägi mulle mõni oma saladus. Kes sulle meeldib? Mulle meeldib süüa. Aga söömishäire. Söömishäire, sina ütlesid ilusti, et häiritud söömiskäitumine. Jah, selles suhtes, et on olemas selline asi nagu kliiniline diagnoos, söömishäire diagnoos, eks ole. Või ka toitumishäire diagnoos, et on kaks asja, eks ole. Aga söömishäire on küll väga levinud ja väga aladiagnoositud väga raske probleem, aga palju levinum on mitte söömishäire, vaid häirunud söömine, eks ole. Ja häirunud söömine on nüüd see asi, millega mina igapäevaselt tegelen, mis hästi lihtsalt öelda see, et inimesel on probleem, aga see ei ole veel päris söömishäireks arenenud. Et me jõuame veel sekkuda ennem, kui ta muutub sellist oluliselt elu ja toimetulekut kahjustavaks või takistavaks või segavaks faktoriks. Ja kõige klassikalisemad näited sellest
et nüüd ma sulle ütlen ja nüüd sa siis pärast ütle, kas sul tuleb midagi tuttavat ette. Et kõige levinumad asjad on toidu kaalumine, kalorite lugemine, rigiidne toitumiskava jälgimine, liigne hõivatus kehakaalust, kehakuvandist, enesetunde sõltumine kehakaalust ja mis me sinna veel paneme, võivad ma ei panegi, muidu kõik saavad aru, kuhu ma sihin juba sellega. Aga põhimõtteliselt see, mida meile toitumiskavad, eks ole, mida meile toitumiskavad ja sellised, julgen öelda, sellised kulturismi ja fitnessi kurud soovitavad. Tegelikult on väga, väga paljudel inimestel väga ohtlik, sellepärast, et see soodustab häirunud söömiskäitumist, millest eriti naisterahvaste puhul, eriti nooremate naisterahvaste puhul, väga lihtsalt kujuneb välja söömishäire. Jah, sest ma ise, mina olen olnud seal väga tugevalt, et just see toidu kaalumine, su mõtted on ainult selle üle, et palju ma olen alla võtnud, kas ma olen alla võtnud, mis ma söön, millal ma söön, kas seal, kuhu ma lähen, saan ma süüa, mis ma seal süüa saan, et kogu su nagu nii-öelda vaba maht, mis siin üldse või järgi on, mõtleb ainult söögist ja ka tegelikult sellest nagu enda välimusest. Et ja kui ma ühel hetkel sain vist isegi, mul oli nagu, mul ikkagi saaks öelda, et mul oli nagu väga kehvasti sellega, et siis et ma ei mäletagi, kus see nagu nii-öelda muutus, oligi tegelikult muutus tuli siis, kui ma läksin kooli õppima ja sain nagu nii-öelda piisavalt palju teadmisi, et võib-olla seda turvatunnet endale tagada, et ma tegelikult oskan ja ma ei pea nagu muretsema kogu aeg või ma ei pea olema mingites, ma ei tea, MyFitnessPalis kogu aeg ja nagu, et ma oskan ise ka tegelikult ju süüa. Et siis nagu nii-öelda, et see esimene päev, kui ma toitu ei kaalunud, siis ma nutsin iga kord, kui ma sõin, sest ma tundsin seda vabadust või nagu, et ma tunnistasin enda, et ma ei ole seda kunagi tahtnud teha ja see tegelikult ei ole normaalne, pluss ma olen nii väsinud ajuliselt, et ma lihtsalt ei jaksa sellest kogu aeg mõelda, mis ma söön, et ma tahaks lihtsalt süüa. Jah, selles suhtes on väga tore, et sa jagad seda, selles suhtes, et see on väga raske tavaliselt jagada selliseid asju, et see on väga tore, et sa nagu see on oluline teema ja sa oled võtnud seda nagu jagada ja teisi nagu ka informeerida ja õpetada natukene ja harida. Aga see on nagu väga, kuidas ma ütlen, väga, väga sügav probleem, sellepärast, et kui me korraks mõtleme selle peale, et kuidas me üritame kaalu langetada, eks ole, et kui inimene märkab, et kuule, et mul on kehakaaluga probleem ja mul oleks vaja nüüd paar kilo alla võtta, siis mida me teeme? Et me võtame mingisuguse dieedi, Eesti puhul me võtame mingisuguse toitumiskava reeglina, on ju. Ja siis me hakkame mõtlema, et kes need toitumiskavad koostanud on? Sa juba tead, mis siit tuleb, jah? Need on 40-50 aastased keskealised kulturismi ja fitnessi taustaga kas treenerid, endised kulturistid, endised jõudristjad. Ja kui me teame, et paar aastat tagasi tehtud uuring näitas ka, et kui 10 fitnessi ja kulturismiga tegelevast sellisest treenerist või juhendajast, kui 10-6 on mingisugune kas kehadüsmorfia või lihasdüsmorfia, ja need samad inimesed on need, kes õpetavad meile, kuidas kaalu langetada, et kuidas toitu kaaluda, kuidas toitu ette valmistada, pakendada, siis sisuliselt pole ime, et me tõesti oleme nii haavatavad igasugusele sellisele, mitte söömishäirete tekkimisele, aga sellise häirunud söömiskäitumise väljakujunemisele. Ja pole ime, et me ebaõnnestume. Minu uurimisvaldkond, hästi kitsalt, minu uurimisvaldkond on, miks me ebaõnnestume kaalulangetusega. Ja kõige, kuidas ma siis ütlen, kõige olulisem fakt, et kui ma oma uurimisvaldkonnast mitte midagi muud ei saaks kunagi inimeste öelda, siis kõige olulisem fakt, mis ma saaksin öelda, on see, et miks me ebaõnnestume, on see, et me haugume vale puu all. Eks ole? Me üritame kaalu langetada
kulturistide, fitness, sportlaste, üldse sportlaste meetodil. Tavaline inimene. Sportlased õnnestuvad sellepärast, et neil on tugimeeskond. Nad elavadki selle nimel, eks ole. Neil on treener, neil on motivatsioon, neil on võimalus, nad ei pea koolis käima, nad ei pea tööl käima, nad elavad, hingavad seda oma spordiala ja neil on kõrge motivatsioon ja nii edasi. Neil on võimalus sellega kuidagimoodi õnnestuda. Ehk ka peale võistlusi me teame, et ka siis võtavad kohe 10 kilo juurde. Tavalisel inimestel seda võimalust ei ole. Ja mis juhtub? Talle räägitakse, et kuule, et Eestis on üks selline kurikuulus toitumisnõustaja, kes kirjutas sellise postituse, et mida te tahate? Ma olen teile andnud kava, ma olen teile öelnud, mida, millal ja kui palju süüa ja kui te ebaõnnestute, siis te olete ise sellest süüdi. Ja siis umbes see oli see hetk, kui ma otsustasin, et ei, et see kaalulangetuse teema on vist minu teema, ma peaks seda nagu uurima, et peab ju olema mingisugune asi, mis nagu töötab, et see ei ole normaalne, kui kaalulangetuses 95% inimestest ebaõnnestub. 95%. Kui me kujutage ette, kui oleks kool, kuhu inimesed panevad oma lapsed ja ütleme, et väga tore, et esimesse klassi tulite, et aga kas te teadsite, et 100 lapsest, kes see aasta tulevad, ainult 5 lõpetavad kooli. Siis nagu kõik vanemad võtaksid oma lapsed sealt ära, kui nalja teete, et mina küll nagu raha ei maksa, aega ei kuluta siia. Aga kaalulangetuses me teeme seda. 95% ebaõnnestub nende kavade ja asjadega. Ja palun, siin on minu raha, siin on minu elu ja siin on minu aeg, palun näita mulle, eks ole. Ja selles suhtes jah, et igasugune selline harimine, ka selline kogemuse jagamine, nagu sina teed, on väga oluline, et inimesed saaksid aru, et selline silmaklappidega kõikidel sobivate kavade jälgimine tegelikult ei tööta, sest igal inimesel on oma põhjused, oma story selle taga, miks just temal see liigne kehakaal või siis ebatervislik kehakaal välja on kujunenud. Ja selline söömise mahasurumine on lihtsalt nii-öelda probleemi ta on sümptomite alla vajutamine, mitte probleemiga tegelemine, eks ole. Jah, et see on sama ju, et nagu nii-öelda, ma ei tea, mina ei mõde. Meil on ikkagi ju suhteliselt nagu nii-öelda lapsepõlves kas või samad traumad olnud, et meie mõlema, ma ei tea, vanemad läksid lahku ju. Et me olime kogu aeg koos ka, me elasime sama elu. Ja mina paisusin nagu pallikene ja tema on kauni liivakella figuuriga naisterahvas on ja. Et me sõime ju sama toitu, me olime samas keskkonnas. Et selles mõttes, et see ei olegi ju et kõigil ongi, me võtame läbi oma filtri kas või nagu nii-öelda neid, seda infot, mis nii-öelda maailm meil annab ja samamoodi, et nagu, et see, miks mina ka teen üldse tervise nõustamisi või ütlen alati, et nagu, et üks ühele tuleks neid asju ajada või et vaatame sinu toitumise üle, et need kavad ongi ju nagu tuhandetele, et need on lihtsalt mingisugune keskmine võetud, mis võiks olla enam-vähem mingi, naine võiks mingi 1800-2000 seal süüa, et me vahet ei ole isegi, mis vanuses, lihtsalt, ma ei tea, keskmine Eesti naine oled sina ja nagu, et võiksid niimoodi süüa ja nüüd kõik tehke ja selle käigus nagu ja sama, ma ei taha nagu midagi maha teha, aga et nagu, et me küsime tegelikult nagu naeruväärselt väikse summa selle eest, sest inimene on nõus seda maksma, selle eest ma saan, ma ei tea, kuid siin teha midagi on ja sama aegselt nagu suht savi, kui ma ei tee ka, sellepärast, et see on nii väike summa nagu, et ma tegelikult ei pea, isegi kui üks kuu läheb, unustan ära, et mul see on, või mulle nii meeldib, kuidas mu üks klient ütles, et tema on My Fitnessi suur toetaja, et ma ei ole juba 2 aastat käinud, aga ma maksan. Mul üks tuttav, kes käis kunagi Tallinnas, see tore koht nagu Artiku spordiklubi. Ma ise käisin, mul väga meeldis, oli tõesti nagu viimane spordiklubi vist peaaegu, kus ma käisin, tõesti väga meeldi, väga kihvt seltskond ja kõik. Ja me umbes sõbraga koos enam samal ajal hakkasime käima. Ja siis ta mõned aastad hiljem ütles mulle, kuule Kari, tead, et mul tuli Artikust teade, et ma olen nüüd nende kuldklient, et ma olen 5 aastat klient olnud. Ma küsin, millal sa viimati käisid? 4,5 aastat tagasi. Et kogu aeg tiksub, aga kusjuures natukene on, kui me ennem rääkisime sellest numbritest, et 95% ebaõnnestub, siis nende numbrite taga tegelikult on natuke sama fenomen. Et inimesed liituvad jaanuarikuus, eks ole, kaalulangetuse mingisuguse programmiga ja me andmed näitavad, et nad logivad sinna sisse, eks ole, jälgitakse, kuidas nad sisse logivad. Nad logivad sinna sisse jaanuarikuus, eks ole, alguses päris tihedalt, jaanuari lõpus juba sinna kord 2 kuus või nädalas, veebruaris veel mõned korrad ja alates märtsist kuni detsembrini on vaikus, eks ole. Ja siis tuleb jaanuar, uuesti maksmine, ei kurat, ikka tahaks küll see aasta, maksan uuesti. Et see tegelikult nagu paisutab neid numbreid suuremaks. Aga fakt ja faktiks, et selline
kuidagi kõigile ühe puuga, ühe mõõdupuuga anda midagi. Et jah, ütleme, kuigi, et asi ei muutuks kuidagi nagu ärapanemiseks või negatiivseks, siis tegelikult sellistel toitumiskavadel on väga suuri plusse. Ja üks pluss on see, et nad tegelikult toovad su ellu nagu sellist struktuuri. Punkt 2, nad aitavad sul muuta su toidulauda rikkalikumaks, on ju. Seal on väga huvitavaid retsepte, mida proovida ja teha. Palju uusi mõtteid. Et kui sa kasutad toitumiskava selle mõttega, et nüüd mul on ligipääs mingisugusele ägedale kokaraamatule, eks ole, selline interaktiivne kokaraamat, on ju. Kui nad ei reklaami ennast, et salendav või kaalu langetav, eks ole. Kui nad ütlevad lihtsalt, et tervislikud, ehk ka selle vastu on see, et tervislik sõltub kogusest. Aga kokaraamat on ju super, ei ole paremat asja. 2 käega, mina soovitaks kõigile 2 käega poolt olla. Ma olen ise ka, mul lihtsalt praegultki on mingisuguse toitumiskava liikmelisus olemas, aga vahe on selles, et ma ei arva, et see kuidagi mõjutab minu kehakaalu. Ma arvan lihtsalt seda, et kui ma teen külmutuskapi ukse lahti ja mul on seal kanahakk-liha, eks ole, siis ma kurat, ma teen lahti, vaata, mida sellest kanahakk-lihast veel teha saab, eks ole. Ja ma saan mingi hea mõtte sealt, on ju. Aga see, et kas ma nagu kaalu langetan või mitte, see sõltub sellest, et kas ma õhtul teleka ees söön kommi või mitte sellest. Et fun fact on see, et kui inimesed arvad, et see, et mis langetab kaalu, et kui ma ikka toidukordade ajal valin sealiha asemel veiseliha, tavalise hakkliha asemel kanahakkliha ja ütleme kartuli asemel kaalika, eks ole, et see langetab kaalu. Mitte midagi. Uuringud näitavad, et kaalulangetus ei sõltu peaaegu üldse sellest, mida me teeme toidukordade ajal, vaid peaaegu täielikult sellest, mida me teeme toidukordade vahepeal. See on kõige suurem faktor. Sisuliselt sa võid 3 korda või 4 korda päevas süüa, mõistuse piires, süüa nii nagu sa sööd, eks ole. Kui sa toidukordade vahepeal suudad hoiduda näksimisest ja muudest snäkkidest ja ma ei tea, mis asjadest, siis on kõik hästi. Mina näiteks enda kliendid, kõige esimene samm, ma panen nad 3 korda või 4 korda päevas sööma, et ära vahepeal palun mitte midagi söö. Et märgi üles, et kui raske see on, see on nii lihtne, kas ma võin kõike süüa? Ma ütlen, et toidukordadel võid kõike süüa, aga ära palun toidukordadel vahepeal söö. See on nii lihtne. 6 aega hiljem, kuule, et jah, kõik on muidu nagu hästi läinud, et kaal on ka natuke kukkunud, aga see söömisega alguses oli natuke nagu sain, aga pärast enam üldse ei saanud. Ja siis me hakkamegi uurima, et aga miks sa ei saa? Vaat see ongi see, mis meil pea vahel nagu peidus on, eks ole. Et mis on see, miks me ei suuda piirduda 3 või 4 toidukorraga? Miks me tunneme vajadust juurde tõsta, vahepeal süüa, tähistada, lohutada toiduga, eks ole? Et need on need küsimused. Et ja see on see, millega toitumiskavad, treenerid üldse ei tegele. Et öeldakse, et ma ei tea, et söö vähem, liigu rohkem. Jah, teoorias küll, aga kuidas seda suuta? Seda ei ütle keegi, kuidas nagu suuta, eks ole. Jah, sest väga tihti ongi see, et ma mõtlen nagu enda klientide puhul ka, et nad tulevad ja ütlevadki, et ma lihtsalt ei saa. Et kas või ongi hästi nagu nii-öelda, võib-olla mul on nagu paljud kliendid ongi värsked emad või siis ongi nagu, et lapsed on seal, ma ei tea, 3-4 aastased ja siis nemad ütlevadki, et ma panen lapse magama ja siis festival. Et siis nagu ma hakkan alles nosima ja nagu, et see on minu aeg. Lasku käia. See on nüüd see koht, kus kujutad ette, psühholoog ütleb, see kaalulangetus psühholoog, söö, jumala eest, söö. Selles suhtes, et üks peamisi asju, mille ma olen selgeks saanud, on see, et kui sa oled emotsionaalne sööja, siis emotsionaalset söömist ei saa ära keelata. Sellepärast, et sul on emotsionaalne söömine kujunenud välja millegi pärast. Tal on mingi funktsioon, on ju? Ta aitab sul milleski kas üle olla, milleski läbi saada. Kui on emad, kellel on kodus 1, 2, 3 aastased lapsed, kes veel võib-olla tegi lasteaiaski, eks ole, kes ongi hommikust õhtuni kodus, on ju. Et kujutame ette seda stressi, eks ole, seda pinget. Ja kui see õhtune söömine on su ainuke ventiil, siis seda ventiili ei tohi ära võtta. Sellepärast, et vastasel juhul sa kas hüppad aknast alla, lähed mehele kätega kallale või lihtsalt lähed hulluks, eks ole. Et sul peab olema see ventiil. Kahju, et see on söömine, aga see on su ventiil. Nüüd kaalulangetuse psühholoogi ülesanne ongi see, et me hakkame õppima teisi toimetulekumehanisme. Et kuule, okei, las see söömine praegu olla, söö nii kaua, kuni vaja on, aga
hakkame nüüd õppima teisi stressijuhtimise viise, eks ole. Et õpime midagi sinna juurde. See loodus tühja kohta ei salli. Kui me võtame ära, siis suure tõenäosusega tuleb sinna alla asemele kas alkohol või mingisugused muud ained, eks ole. Või mingisugune muu riskikäitumine. Sellepärast ongi see, et me ei saa ära võtta lihtsalt nagu nipsust niimoodi, et ära nüüd rohkem söö. Söömisel on põhjus, see on välja kujutanud põhjusega ja kui me keskendume lihtsalt nii-öelda mingi instrumentaalsele käitumisele, et nii, et pange taldrikule nüüd vähem süüa, pange see toit peab olema kalorivaene, see ei tööta. Me teame seda, see eksperiment on 70 aastat käinud, eks ole. 70 aastat inimesed üritavad kaalu langetada, me pole kunagi, inimkond pole kunagi nii ülekaaluline olnud kui praegult on ju. Järelikult see ei tööta, järelikult see puu, mille all me haugume, tõepoolest on vale olnud. Ja nüüd on see koht, kus nagu on maailmas uurimisasutused, on ülikoolid, kus väga suurt tähelepanu pööratakse sellele, et miks? Et mis on see all olev mehhanism, mida me peame nagu raputama, kus see nagu põhjus saab. Üks on Tartus, üks on Liitsis näiteks. Et mul on väga hea meel, et üks neist on tõesti Eestis. Et me siin nii ühelt poolt, mitte meie labor otseselt tegelega, Tartu Ülikoolis üks labor tegeleb söömistoitumishäiretega ja meie tegeleme sellise söömiskäitumisega, eks ole. Et mis on need aspektid, on ju. Et ja ideaalis aitäh, et küsisid. Ja ideaalis me tahame jõuda sinna, et me praegult töötame välja, me saime Euroopast nagu 1,5 millisele jaoks, me töötame välja küsimustikku või sellist instrumenti, mida inimene saaks siis kuskil 2-3 aasta pärast nüüd võtta, näiteks minna perearsti juurde, täita ära mingisugune selline küsimustik, mingisugune instrument, mille põhjal on selge, et kuule, sinu ülekaalulisus on sellised underlying issued või probleemid. Vaat näiteks, et sul on toiduga tähistamine või sul on mingisugune sotsiaalne söömine või sul on mingisugune tasu edasi lükkamine, mis iganes sinu see põhjus seal all on, eks ole, sa saad selle teada. Okei, nüüd ma tean, milliseid instrumente ma vajan, millist sekkumist ma vajan, on ju. Ja nüüd kujuta ette, et toome selle tänasesse päeva, võtke, kaaluge toitu, sööge seda. Mida see lahendab? See lahendab absoluutselt mitte midagi, on ju? Ja ma kuulengi lihtsalt ja muide, mul oli see siin kirjas, see projektikene. Et ma oleksin selleni jõudnud. Ma tean, ma ennetasin su küsimus. Psühholoogi ülesanne on lugeda minu noutse. Ja noutse. Psühholoogid on õppinud tagurpidi lugema. Aga et see ongi nagu nii nagu et kui minu juurde inimesed jõuavad ka, siis nad ütlevad ka, et nagu, et ma olen nii teistsugune või ma mõtlen nii teistmoodi, aga minul ongi seal nagu nii suur kogemuste pagas tegelikult ja ma tean, et mis nagu nii-öelda mis on nagu nii-öelda see plaastrike sinna peale ja et kui et sa ei saagi seda muutust teha ka nagu nii-öelda nii nagu nii-öelda kreisilt kohe, et ongi täpselt sama, mis sa nagu nii-öelda rääkisid, et kui sinu nagu nii-öelda see toimetulek ongi see, et see õhtuti nosid, siis mina ei ütle sulle mingi, nüüd sa oled siit kabinetist välja, siis sina rohkem ei nosi, on ju. Et sealt me proovime leida paremaid lahendusi, paremaid valikuid nagu ja vaikselt järjest võtta ära, et ka nagu nii-öelda, et kui inimene ütleb, et ma olen nagu suhkrusõltlane, et ma söön nagu mingi, ma ei tea, 30 kommi päevas on ju, või siis nagu et kommikesed või mingid magusad asjad, et ma nagu konkreetselt, et sul ongi kirjas, et sa sööd 24 kommi päevas, et siis nagu, et mina esiteks ma ei anna hinnangut, ma mõtlen nagu lahe, võt see inimene on elan nagu, see nosib päevas nii palju kommi, kui tore nagu, kui tore temal nagu ja fun fact on see, et inimene kannatab sõltuvuse all, mida ei eksisteeri. Seda me teame, et suhkrusõltuvust kui sellist ei ole, on sõltuvus laadne käitumine, aga ta ei ole otseselt. Sõltuvuse üks tingimus on see, et sul on füüsilised nii-öelda siis võõrutusnähud, mis suhkru puhul ei ole, toidu puhul ei ole, toidu puhul on ja lõpuks on võõrutusnähed, kui sa üldse ei söö. Aga jah, on väga tugev meeldimine, suhkru puhul küll, aga otseselt nagu suhkrusõltuvus, palju räägitakse, mul on magusa sõltuvus. Just. Ja et ma ei saa, et mul on magusa sõltuvus ei ole, sul on väga tugevalt sisse õpitud seos negatiivse tunde ja magusa poolt antava siis sellise, ütleme siis virgatsainete aktivisatsiooniga siin ajus, eks ole. Aga otseselt ei ole päris sõltuvus. Ja nii muudab mingi 100 asja nüüd.
siis mina nagu nii-öelda, ühesõnaga, et siis kui nagu siuke klient tuleb, siis talt me ei võta ka talt ära, et nagu, et 24 saab 0, vaid et sealt võtame poole vähemaks ja proovime nagu nii-öelda niimoodi minna, onju. Aga mis mina esimest korda sain aru sellest, et kui minul tekib pingeline olukord, siis lammist on minu kõht tühi. Et täiesti suva koha pealt nagu, või ma tunnen, et nagu mingi, ma tahaks midagi. Ja see tuligi vist ülikoolis, meil oli, siis oli veel koroona aeg ja meil olime Zoomis ja sealt hakkasid eksamid tulema. Ja siis ma esimest korda vist registreerisin ära, et kui mul on väga tugev ärevus, siis ma tahan hakata midagi head ruttu sööma. Et see nagu, et just ongi siuksed nagu nii-öelda, et ma tunnengi, et nüüd, kui ma kohe süüa ei saa, siis mul läheb pilt kotti. Aga ja sa õpid selle tegelikult, näljatunne on see, mis on nii-öelda ajas nagu nii-öelda suurene või, et see ei tekki sul nagu sekundi pealt, et nüüd on kõht mega tühi järsult, on ja. No kõige olulisem ongi see, et see on väga tore, et sina oskad seda nagu juba nagu eristada, eks ole, aga väga paljud inimesed ei tea, et on olemas selline asi nagu füüsiline näljatunne, eks ole, füüsiline nälg ja siis selline pigem emotsionaalne isu, on ju? Ehk siis eesti keeles hästi lihtsalt öeldes vajadus süüa ja soov süüa, on ju? Need on kaks täiesti erinevat asja. Ja paljud inimeste jaoks on väga vabastav, kui nad saavad aru, et isu ehk soov süüa on midagi, mida võib täiesti vabalt ignoreerida. Sa ei sure ära, suga ei juhtu mitte midagi, on ju? Aga kuna evolutsiooniliselt, nad evolutsiooniliselt täidavad kahte erinevat eesmärki. Evolutsiooniliselt vajadus süüa oli sellest, et kui jooksis mingisugune paljasjalgne endel kunagi, eks ole, 8 miljonit aastat tagasi kuskil ringi, eks ole, kivikirves käes ajas piisonit taga, eks ole, ja siis tundis, et nüüd enam ei jaksa, eks ole, et nüüd kukub siia samasse maha. Et nüüd on vaja ruttu midagi süüa, eks ole, et ma üldse laagriplatsini või oma suguharuni tagasi jõuaks, eks ole. Roomas esimese marja põõsani, sõi kõhu täis, see on see, et see oli vajadus süüa. Nii. Nüüd, kui see sama endel jookseb nagu 6 aega hiljem järgmise piisoni karja järel, eks ole, ja siis ta tee peal näeb marja põõsast, siis ta tuleb meelde, kuule, eelmine kord ma peaaegu kukkusin kokku, eks ole, et nüüd oleks väga kasulik, kui ma need marjad endale nagu taskusse kaasa paneks ja tee peal vahepeal sööks, eks ole. See on soov süüa, eks ole, see on selline, et nii-öelda võimalus süüa, on ju. Ja kui me hakkame mõtlema, siis millal meil see nii-öelda soov süüa tekib, siis kui on stressirohked olukorrad, siis kui on ees mingisugune pingutav asi või me midagi pingutavat ära lõpetanud, eks ole, siis kui meil tuleb, kui me näeme süüa kuskil, on ju. Et minu lemmik näide, mida ma räägin kõik, kes Tallinnas elavad ja on käinud Ülemiste keskuses, siis teab, et seal ühel pool nurgas on mingisugune vahvliputka, mis jubedalt lõhnab üle kõikide korruste, eks ole. Ja siis jumal tänatud, ma magusat ei sööks. Kui ma magusat sööks, ma arvan, et ma iga kord läheks ja võtaks sealt midagi, on ju. Et see on see, et ta tuleb meile meelde ja siis meil on isu ehk soov süüa täpselt konkreetselt just selle asja järgi. Aga see ei ole nälg. Nälg on see, et kõige lihtsam asi on tehke keedetud brokkoli testi. Et kui te olete nõus sööma keedetud brokkolit, siis teil järelikult on kõht tühi. On ju? Et nälg on selline universaalne, ta ei vali toitu, ta ei vali kellaaega, ta hakkab hästi vaikselt pihta, muudkui kasvab. Ja lõpuks on täiesti võimatu seda ignoreerida. Sa hakkad seda keedetud brokkolit sööma. Isuga on täpselt vastupidi. Kui nälg käib niimoodi, siis isu käib niimoodi, et ta hakkab hästi suurelt ja siis hakkab järjest väiksemaks, 20 minuti pärast hiljemalt on kadunud. Et kui sa suudad 15-20 minutit edasi lükata, siis sul nagu isu või soov süüa nagu kaob ära. Sul nagu muud asjad tegevused tulevad vahele. Aga see on evolutsiooniliselt on 2 asja, mis mõlemad on seotud söömisega, aga mis kannavad täiesti erinevat eesmärki, eks ole. Ühte võib ignoreerida, teist ei saa ignoreerida. Ja see, et meil selline isusignaalid on välja kujunenud, tulebki, võib-olla ongi üks see probleem, miks ülekaalulisus on praegu probleem. Et me ei söö ülekaaluliseks. Ütleme, ülekaaluline üldse on nagu halb sõna. Ütleme, me ei söö ebatervislikku kehakaalu ennast mitte sellepärast, et meil on jubedalt nälg kogu aeg, vaid sellepärast, et meil on isud. See isud ongi see kõige suurem jama. Ja plus nagu minu meelest on see ka, et tänaseks päevaks on nagu nii lihtsaks tehtud toidu nagu nii-öelda kättesaadavus. Ja ka see, et meil ei ole tegelikkuses Tallinnas elades või nagu nii-öelda väga vähe on tegelikult neid kohti, kus sa ei saa. Aga põhimõtteliselt sul on 24/7 võimalus saada see, mille järgi sul isu tekib. Et sa saad kogu aeg endale tellida,
mina elan veel poe taga, mis on 24/7, Mhm. et ma võin ükskõik millal, mul tekib nagu nii-öelda soov on ja võin minna, et meil on tanklad, meil on nagu kogu aeg kuskilt sa saad ikka midagi, vahet ei ole nagu, et see on ka, et sa näedki mingisugust reklaami ja sa lihtsalt tõmbad telefoni välja ja sa tellid endale selle. See on see selle kohta eesti keeles otsene tõlge vist puulub, aga see on siis nii-öelda rasvumist soodustav keskkond on selle asja enam-vähem selline rahv tõlge, mis tõepoolest, et meie keskkond on täis signaale, viiteid söögile. Halb on see, et meie selline, mulle üldiselt ei meeldi kasutada seda väljendada, aga meie kiviaegne aju on õppinud keskkonnas märkama kaloreid. Ja kui ma ei eksi, siis ta on veel seotud ka sellega, et mida ebatervislikumas kehakaalus inimene on, seda parem on ta keskkonnas kalorite märkamisel. Sale inimene ei märkagi võib-olla seda hamburgeri reklaami, aga inimene, kes on natukene suurema kaaluga, kui ta peaks olema, märkab ära. Tema on väga hea sellest, tema aju on õppinud seda märkama. Ja mis veel hullem, tema ajus toimub juba selline väidetavalt ennetav dopamiini vallandumine, eks ole, et kui sa oled ühe korra seda head asja saanud juba, eks ole, sa oled seda mõnusat tunnet tundnud, siis järgmine kord sa ei pea ootama, kuni see toit on sul suus, vaid sul juba piisab sellest pildi nägemisest. Ja kujuta nüüd ette, kuidas sa elad sellises keskkonnas, eks ole. Et kui me hakkame Mustameel kuskil minema, eks ole, McDonaldsist Hesburgerini, McDonaldsini, Statoilini või parandan Circle K-ni, ja sealt edasi järgmise McDonaldsini ja siis tulevad igasugused pitsad. Et inimene, kes on nagu õppinud neid märkama ja kelle jaoks on toit selline abivahend või viis toime tulla, siis tal ongi väga raske. Tal reaalselt ongi väga raske selles nii-öelda probleemseid signaale täis keskkonnas hakkama saada. Selle kohta ütleb professor Uku Vainik, et kui laval on püss, siis nagu tema ütleb, kui natuke teises mina ütlen, et kui lava peal on püss, et siis tuleb ka seal pauku, eks ole, et tema ütleb selle kohta, et keskkond laeb püssi ja inimene vajutab päästikule, aga mõte on ikkagi sama, eks ole, et kui meil on nagu kõik eeldused on olemas, siis varem või hiljem see pauk tuleb sealt. Et jah, selles suhtes, et me tuleme tagasi selleni, et kehakaal ja kaalulangetus ei ole selline üks probleem, üks lahendus teema. Et see on ideaalmaailmas 7 miljardit inimest, 7 miljardit lahendust, on ju. Et ülekaalulised on kuskil umbes pool kogu maailma, natuke alla poole üle maailma elanikkonnast Euroopas juba tegelikult circa peaaegu 60% elanikkonnast, siis mõtleme, et ütleme siis mingisugune 3 miljardit ülekaalulist inimest, 3 miljardit väga personaliseeritud, iseseisvat lahendust. Et see oleks ideaalmaailm. Aga ka sina ei jõua neid kõiki ära nõustada. Ja ma arvan, et väga palju on tegelikult seda ka, et inimesed nagu vahepeal ma näen, et nad ei ole valmis tegelikult seda vastu võtma ka, et nagu jah, et sina annad neile tegelikult tööriistad, sa annad neile nagu teadmised, et mina olen hästi motiveeritud, sest mina olen selle kõik läbi teinud ja ma tean, mis tunne on olla 130 kilone ja see häbitunne ja kõik need nagu need negatiivsed tunned, et mulle, kui ma nii-öelda näen seda inimesi, mul meenuvad need kõik. Et ja ma nagu iga rakuga tahan sind aidata, sellepärast, et minul läks nagu nüüd, et ütleme, et ma ei tea, 25 aastat aega, aga ma tean nagu nüüd neid samme, mis sa saaksid teha, mis nagu aitaksid. Aga et inimesed ütlevad mulle ka väga tihti seda, et ma ei tea, kus tuleb minult see, et ma olen nii motiveeritud, et minul sellist motivatsiooni ei ole või minul selliseid võimalusi ei ole. Valu ei ole nii suur veel. Suure tõenäosusega. Motivatsioon on terve teine teema. Mida meil on õpetatud? Telli minu toitumiskava
see annab sulle ka motivatsiooni või hakka lihtsalt pihta, ära oota motivatsiooni, et hakka lihtsalt pihta, et noh, mis iganes asja pealt. Et ma astusin kunagi Tartu Ülikooli makasse sisse spordipsühholoogia suunale. Ja spordipsühholoogia aines me oleme motivatsiooni väga põhjalikult õppinud ja mina päris tõesti ei kujuta ette, kuidas inimene suudab hommikul kas või voodist välja tõusta, kui tal ei ole üldse absoluutselt motivatsiooni tõusta. Kui on täielik motivatsioon, siis inimene on paigal, lamab, ei tee mitte midagi. Öelda, et hakka kaalu langetama, ära oota motivatsiooni, lihtsalt hakka pihta. See on selline ülim, kuidas ma ütlen, ta on sõnasalat. Sõnad tulevad välja ja me saame aru, et seal on mingi tähendus, aga sisu ei ole seal, eks ole. Aga kui me oleme selle osa nüüd selgeks teinud, siis motivatsioon tegelikult ongi hästi heitlik, eks ole. Me väga harva kohtame sellist, nagu sul on selline pikk ja tugev, pikaajaline motivatsioon mingis suunas liikuda. Tavaliselt tuleb see väga valusast kohast, eks ole. Et inimene liigub kas millegi hea poole või millestki valusast teemale, on ju? Et kui sa oled väga, väga motiveeritud sellest valusast kohast eemale liikuma, siis see motivatsioon kannab sind kaua. Nii kaua, kuni ebamugavus edasi liikumiseks muutub suuremaks, kui see valu kannatamine või see valu nii väikseks teinud, et noh, see ei tasu enam ära, eks see on see trade-off alati. Aga tavalisel inimesel, kui mina üritan kaalu langetada, siis mul ka aegalt tuleb meelde, eriti kevadeti, eks ole, kui sa terve talv oled kirjutanud uuringuid ja andnud loenguid ja teinud muid asju, istunud, vähe liigutan, siis kevadel jälle avastab, kuule, et võiks mingi 3-4 kilo alla võtta, eks ole. Nii, ja siis see motivatsioonipuhang kannabki mind umbes nii 3-4 kilo ja siis ta kaobki ära sellepärast, et valu kaob ära, on ju. Ja see on täiesti okei, sest tegelikult motivatsioonist tuleks mõelda niimoodi, et motivatsioon on väga harva ühesuunaline ja püsiv. Tavaliselt on see, et meil on motivatsioon kaalu langetada, aga meil on täpselt samal ajal ka motivatsioon elu nautida, midagi head süüa, on ju. Ja see ongi sama asi, kui me nüüd istume, kell on, ma ei tea, 7 õhtul või 8 õhtul, siis on see telefon on käes, mingisugune äpp on lahti, vaatame siin pizzade pakkumisi, eks ole, ja siis tuletame meelde, et tegelikult ma tahaksin kaalu langetada, on ju. Ma tahaksin ennast tunda hästi, aga ma tahaksin, see pizza näeb nii hea välja, et ma tahaksin seda ka nautida, on ju. Ja nüüd selle asja nimi ongi siis selline, piltlikult veel kahesuunaline või ambivalentne või segane või nagu arusaamatu motivatsioon. Ja mis sellel juhul aitab, on see, et kas ennem rääkisid punasest kleetikesest, eks ole, et see ongi see, kui sa nüüd sellel hetkel, kui sa vaatad seda telefoni, suudad keskenduda kõigele sellele, mida see kaalulangetus sinu jaoks tähendab. See kleidike, mis selga mahub või et see 100 meetrit, mis ma siis jaksan joosta või need 4 korrust, mida ma jaksan üles kõndida või mis iganes asi, päevitusriide, see suvevorm, eks ole. Jah, ma panen kinni, sellepärast, et nautimine on üks nii-öelda motiiv, aga teisi motiive nii-öelda kaalu langetamiseks on rohkem. Aga väga sageli juhtub see, et see pitsa näeb, ma tean, et siin on see pepperoni on siin peal ja siin on see on peal, oi, see on nii, ma telin see juustu veel telin juurde ja oi, vaata, ma panen jäätise ka veel siia juurde. Kombopakkumine. Sul on just, et see ongi see, et sul neid signaale, motiive, mis sind kallutavad nii-öelda toitu nautima, on palju rohkem kui mingisugune abstraktne, tahan kunagi saledam olla, on ju. Kui sul seda valu ei ole, eks ole. Kui on lihtsalt see, et praegult on siin, ma ei tea, septembrikuu või oktoobrikuu, eks ole, et ma tahan suveks saledaks saada, siis ongi see, et suveks saledaks on kauge, see on abstraktne, see on mingi number kuskil millalgi. Aga vaata see kook või see pitsa, see kook on mul kapis olemas, see pitsa ma võin kohe tellida ja ma väga hästi mäletan seda tunnet, kui hästi see maitses. Aga seda ma ei mäleta, kuidas oli 10 kilo kergem olla, eks ole. Et sealt tulebki see probleem, et miks motivatsioon nii heitlik on ja miks see, ütleme, inimestel, kellel on nagu väga tugev soov mitte kunagi enam kuskile sattuda, miks nendel see motivatsioon nagu kannab kaugemale kui nendel, kes ütlevad, et 3 kilo võiks veel alla võtta, on ju. Ja siin on veel üks selline, aitäh, et küsisid, et siin on veel selline huvitav asi, et mida lähedamale me oma eesmärgile jõuame, et võiks ju arvata, et seda motiveeritumad me oleme. Aga hästi sageli siis tegelikult just siis, kui meil on mingi 2 kilo veel minna või 3 kilo veel minna, siis see motivatsioon kaob ära. Kujuta ette,
ma tahtsin 20 kilo kaalu langetada, ma olen 18 langetanud ja need viimased 2, ei leia enam seda motivatsiooni. Aga miks? Sellepärast, et see valu on nii väikseks jäänud. Ma peaaegu on see käes, et kui ma väga-väga palju ennast sunnin, ma ei lähe enam väga-väga palju paremaks. Natukene. Vahet ei ole, ma olen nii kaua tubli olnud. Ei viitsi enam. See oli vastus sinu küsimusele. Mida sa ei küsinud? Ja ei, mul tuleb kohe nii palju nagu nii-öelda mõtted või nagu, et ma mõtlen, et näiteks mingid kliendid, kes minu juurde jõuavad, ütlevad, nagu toovadki välja selle, et ma mäletan seda tunnet, kui ma olin 10 kilo kergem, et ma tahan seda uuesti, ma tahan seda kergust. Ja nendega on palju lihtsam tööd teha ka, nad võtavad hästi nagu tublisti vastu, nad proovivad, nad pusivad, nad tulevad mingi, ma ei tea, Exceli tabelitega, nad on mingi, mida teevad nagu ekstra, mida ma pole isegi nagu nii-öelda soov, nagu palun neilt on ja, aga et nagu ja siis on inimesed, kes nagu teevadki seda nagu nii-öelda, õigemini, et minu nii-öelda ideaal on see, et me selleks motivatsiooniks paneme tervet elatud eluaastad, parem enesetunne, mingisugused väikesed nagu ka tehtavad nii-öelda kiiresti saavutatavad eesmärgid, mis ei ole nagu kaalunumber, et me ei defineeri enda tublidust või enda pingutusi läbi kaalunumbri. Jah, see on hea mõte. Ütleme, üks asi on see, et sa ei defineeri oma tublidust, aga isegi kui sa defineerid osaliselt oma tublidust läbi mingi kaalunumbri, see on veel okei, kui seal juures on see, et tegelikult me ei taha ju kaalu langetada numbri pärast. Me tahame kaalu langetada selle pärast, mis selle numbriga kaasas käib. On ju? Et näiteks, kui mõni naisterahvas ütleb, et ma tahan kaaluda, ma ütlen suvalise numbri, ma tahan 60 kilo kaaluda, eks ole. Ja kui ta praegu kaalub näiteks 90 kilo, siis ta ei taha sellepärast, et ma tahan seda numbrit seal näha, vaid ma tahan saavutada seda, mis minu jaoks selle numbriga kaasas käib. See on see, kuidas teised mind vaatavad, kuidas mina ennast tunnen, kuidas ma liigun, kui terve ma olen, nagu sa ütlesin, tervena elatud aastad on selline abstraktsem, aga kuidas ma ennast tunnen, kes mul peeglist vastu, kuidas ma ise endasse suhtun. Nii, see on nagu okei, et selline nagu motivatsioonipakk. Aga väga sageli me näeme selliseid inimesi, kelle puhul see kaalunumber või sellest kaalunumbrist sõltub see, kuidas inimene ennast hindab. Eks ole? Et kas ta hindab ennast tubliks, laisaks, ilusaks, koledaks, väärtuslikuks, eks ole? Kui ta ütleb, et kuule, et mul tuli nüüd see 3 kilo juurde, et ma ei tea, maailma kõnts, mitte midagi. Ma ei vääri mitte midagi, ma ei tee mitte midagi, eks ole? Et see on nagu see ohtlik asi, et kuule, et kui sinu enesehinnang sõltub sinu kaalunumbrist, siis see on see asi, mis tuleb nagu lahti siduda. Mul on olnud klient, kellele ma olen pidanud ütlema, et kuule, et me praegu tegelikult, kui sa tahad koos edasi minna, siis me ei hakka tegelema mitte sinu kaalunumbriga, vaid me hakkame tegelema sinu enesehinnangu ja väärtustega. Et kust need tulevad ja miks nad sellised on. Kui ma küsin, et kas oleksid nõus, et sa tunned ennast hästi selles kaalunumbris, mis sa praegu oled, et sa ei võta kaalus alla, aga sa tunneksid ennast sama hästi, kui sa arvad, et sa tunneksid siis, kui sa kaalust alla võtad. Ei, ma ikka tahan seda kaalunumbrit saada. See on see sama, millest ma ennem rääkisin. See on see kulturismi ja sellise, ütleme, kehadüsmorfiaga seotud asi, et sa arvad, et see on nüüd ilus keha. Eks ole, see on natuke nagu anoreksia nervoosa puhul on, eks ole, see, et inimene näebki ennast nagu ülekaalulisena. Kuigi ta on tugevalt alakaaluline juba, ta näebki endiselt, et kuule, et ma ikkagi on kolepaks, on ju. Ja see kehadüsmorfia ja see lihasdüsmorfia puhul ka täpselt samad mulle meestel on see, et oi, see lihas on ikka jube väike, eks ole. Ma ei hakka siin näitama, mul on nagu väga väiksed lihased, eks ole. Ma ei tunne, et ma nagu peaksin kuidagi nagu neid lihaseid nagu punnitama, eks ole. Ilus oleks, aga ma ei viitsi. Ta ei ole mulle oluline. Minu enesehinnang sõltub pigem sellest, kuidas mu järgmine teadusartikkel välja tuleb versus see, et milline mul lihas on, on ju. Ja siin ongi see, aga paljud jaoks on see, et kes on lihase punni ajanud, ikka on väike, sest ma ei tea, Arnoldil või kellelgi on veel suuremad, on ju. Ja häda ongi selles, et kui nüüd inimesed, kes üritavad kaalu langetada, ja see on terve suur teema, on see nagu treeningu ja kaalulangetuse seosed, et inimesed, kes jõuavad jõusaali või jõuavad kuskile nagu mingisuguse treenerite juurde, ja kui need treenerid hakkavadki nagu ajama, et kuule, et kõik, kes on tublid, on suutnud, kuidas sina nüüd ei suuda, eks ole, järjekordne selline probleem. Et jääb mulje, nagu meil ongi nagu hädameri ja karid igal pool, aga
aga jah, ajapikku lihtsalt on tekkinud, kuidas ma ütlen, kaalulangetus on äri, on ju? Kaalulangetus peaks olema teadus, aga kaalulangetus kahjuks on äri, maailma üks suurimaid ärisid ja loomulikult siin ongi lihtsalt nii palju selliseid ärimehi, eks ole, eraettevõtjaid, korporatsioone, personaaltreenereid, kes kõik üritavad, isegi kui nad ei tea, ikka kuidagi moodi midagi kuskilt ära rääkida. Et minu arust on väga oluline see, et inimesed, kes sinu juurde jõuavad, kes minu juurde jõuavad, kes jõuavad sellise mingisugusegi akadeemilise taustaga inimese juurde, eks ole. Et neil on ikkagi palju suurem tõenäosus mitte saada sealt mingisugust häiret, mingisugust probleemset söömiskäitumist, eks ole. Ja neil on suurem tõenäosus tõepoolest lõpuks ka oma soovitud kehakaal või vähemalt enam-vähem oma see soovitud kehakaal saavutada. Et esiteks jah, et ma olen selles osas ka nõus, et inimesed võib-olla peavadki mingisuguseid kogemusi saama, et erinevates nii-öelda siis ämbrites nagu kolistades on ja et sa jõuad ühte kohta, et sa saad aru, okei, see ei toimi on ja aga et ma arvan, et ma olen lihtsalt enamus need ämbrikesed nagu nii-öelda ära kolistanud ja nagu et kõik, mis oled ka nagu nii-öelda rääkinud, et esiteks see valukoht oligi, minul oli väga suur on ja et nagu, ma ei tea, minu koolis vist oli 1-2 ülekaalulist üldse nagu veel, et ma olin nii nähtav nagu, et ma olin ikkagi et ma olin 13, kui ma tegin esimese tatoka. Ma pidin saama alla 100 kilo. Ehk siis nagu 13-aastaselt ma kaalusin juba 12-aastaselt ma kaalusin üle 100 kilo, mingi 110 pealt nagu nii-öelda vaatasime ja nüüd ma mõtlen mingi, oh my god, et mu emmel oli ka väga raske, et üritas tegelikult kogu aeg leida seda motivatsiooni või nagu mis aitaks mind on ja et kas see on rahaline, mis see nagu lõpuks on ja et ja nagu tõesti, et see et miks ma nii motiveeritud olen, et see nii ilus nagu nii-öelda mõte, et see valukoht nagu, et sa lähed sellest võimalikult kaugele ja et kui see valukoht on väga suur, siis ta kannabki sind kaua ja nagu et mina jõudsin kui nii-öelda sügavasse depressiooni sellega, ja just ongi, et mina mõtlesin, et kui ma olen normaalkaalus, siis hakkavad inimesed mind armastama, siis ma olen armastusväärne. Siis ma nagu nii-öelda lähen ülikooli, siis ma lähen kuskile lahedasse töökohta, seni kuni ma ei ole normaalkaalus, siis nagu keegi ei taha mind tööle võtta ja nagu ma ei ole piisavalt tark ja et nagu nii-öelda kuidagi oleks seotud sinu nagu nii-öelda kehakaal tarkus üldse või nagu nii-öelda kõik see pool. Et nagu, et kogu minu maailm keerles selle ümber, et kui ma saan peenikeseks, siis ma hakkan elama. Ja nagu, et kuidas siis erinevate nagu nii-öelda kogemustega ja perioodidega ja aastatega ja just ongi see, et ka see ennast hävitav käitumine on ju, et ongi, et kui see on mingi, et ma söön oma karbitoitu, aga nädalavahetusel kütan aineid ja nagu nii-öelda joon on ja et sest tegelikult see valu on nii suur mu sees. Jah, seal on, ütleme, mul sinu selle sissevaate peale, mis on endiselt väga kurb kuulata, et mõtle, kui juba sellel oleks keegi nagu tegelenud kaalulangetuse psühholoogilise poolega, eks ole, kui palju valu sul oleks jäänud, mitte läbi elamata, aga kui palju lihtsamini sa oleks saanud selle läbi protsessida, eks ole, mingite lahendusteni jõudnud. Aga lihtsalt üks asi, mille ma tahan veel ära markeerida, mis on kindlasti minust oluline, on see, et tervislik toitumine, eks ole, ja kaalu langetav toitumine, et need on väga paljuski erinevad asjad, eks ole. Et mida meile õpetatakse? Meile õpetatakse, et kaalu langetamiseks tuleb süüa tervislikult. On ju? Mõned näited tervislikest toitudest. Avokaado. Ühes avokaados on, üks avokaado võrdub enam-vähem üks toigikord. Pähklid. Üks biotäis pähkleid on ka enam-vähem üks toidukord. Ja nii edasi. Et meil on väga palju tervislikke toite, mis on väga-väga kaloritihedad, kus on väga-väga palju toiduenergiat sees, mida me tegelikult tohiksime süüa väga-väga vähe. Aga kuna ta on nii tervislik, siis meile öeldakse, et pange seda juurde. Sööge seda rohkem. Maapähklivõid. See jube hea. Ma kõige parem on kuulnud valgupulber hommikupudru sisse. Et see oli selline nagu tipp juba. Aga mõte on selles, et tegelikult kaalu on võimalik langetada ka snickersit süües. On ju? Küsimus on nagu energia koguses.
nii, kui palju energiat me saame, kui palju me sellest energiast ära tarbime, kui palju alles jääb. Me võime ka Snickersiga kaalu langetada, võime ka nälgides kaalu langetada. Ja kõik, kes hakkavad mulle rääkima, et meil et organism hakkab kinni hoidma ja kaal ei kuku, eks ole, siis minge lugege raamatuid, ärge aega mulle rumalat juttu või vaadake Aafrika nälgivaid lapsi ja öelge, miks nemad siis kaalus alla võtavad, eks ole. Aga see oli lihtsalt selline nagu repliigina. Aga mõte on selles, et kaalu langetav ja tervislik on erinev. Ja üks asi, mis hästi palju inimestel takistab kaalu langetada, ongi see sama asi, et neil on öeldud, nad peavad kaalu langetama A, tervislikult ja B, võimalikult väikse kalori defitsiidiga. Et kiire kaalu langetus on midagi väga-väga halba. Siis kui ma küsin, et aga miks? Ma ei tea, kogu aeg räägitakse, et siis organism hakkab kinni hoidma ja veel midagi tegema. Võtsime ette nagu otsime välja praktiliselt kõik uuringud, mis on tehtud kaalu langetuse kiiruse kohta. Ja see võib-olla on üks suuremaid hetki üldse kogu selle 4-aastase teadustöö jooksul on see, et kaalu langetuse kiirus ei oma mitte mingisugust seost sellega, kas me õnnestume või mitte. Ja kui, siis üldse vastupidi. Mida kiiremini ja mida rohkem me esimese 2-3 kuuga kaalu langetame, seda suurema tõenäosusega me õnnestume. Nii, ja see on täpselt risti vastupidi sellele, mis on meile nagu 10 või 20 aastat räägitud. Ja siis me imestame, et miks meie kaalulangetusega õnnestumise protsendid on madalad. Et meil on nii palju sellist informatsiooni, mis on kas vananenud, mis on pärit kuskilt mõne toidulisandi müüa turundusmeeskonna käest, eks ole, et sööge hommiku helbeid näiteks, eks ole, see on klassikaline. Meil on väga palju sellist informatsiooni, mis ei pea paika, mida keegi ei tea, kust ta tulnud on, aga me kõik usume. Ja üks on see, et tuleb süüa tervislikult, et kui sa sööd ebatervislikult, siis kaal ei lange, kui kalori defitsiit on liiga kõrge või liiga suur, siis kaal ei lange. Ja kui sa trenni ei tee, siis ka kaal ei lange. Ja tegelikult tuleb välja, et kui ükski neist ei pea paika. Et inimesed seavad oma kaalu langetusele liiga ranged, ebamõistlikud ja ebavajalikud piirid. See on umbes samat moodi, et sa pead sõitma autoga Tallinnast Tartusse, aga sa tohid keerata ainult vasakule. Et sa ei tohi kordagi paremale pöörata, et palun sõida nüüd. Teoreetiliselt on see võimalik, aga see on oluliselt keerulisem kui normaalselt sinna sõita. Ja küsimus ongi see, et miks me loome endale selliseid kunstlikke piiranguid asjale, mis tegelikult ei ole üldse põhjendatud. On ju? Et jah, head sa seda küsisid. Jah, mul on nii palju mõtteid ja mul ongi nagu nii kahju, et meie ajaaken hakkab nii-öelda sulguma, nii ilusti öeldud, vau. Aga tuled hämarduvad. Siis mul nagu... Alaska forever. Ja mul endal on juba nii palju nagu nii-öelda mõtteid ja nagu tegelikult... Siis me teeme niimoodi, et järgmine kord mina intervjuerin sind, et siis saame edasi rääkida. Ja. Et siis saad mõlemad rääkida, siis on aus. Ja, siis on aus. Aga et kuigi mina olen täiesti nagu nii-öelda kindel selles, me peame tegema osa 2, et siin on tegelikult ongi nii palju tahkusid ja ei olegi nagu nii-öelda õiget ja valet ja nagu no tegelikult natuke on ka. Natuke on õiget valet ikka on, jah. Küsimus on selles, et meil on nagu, kuidas ma ütlen, meil on väga palju kunstlikke piiranguid, mida ei peaks olema. Meil on väga palju müüte. Me võime teha eraldi osa sellest, mis on kaalulangetuse müüdid. Ja ütleme niimoodi, et kujutad ette, kui idiootne on nagu stardipaugu kõlades nagu vales suunas jooksma hakata. Et ma olen hästi tubli, ma teen kõike hästi korralikult, aga sellest pole mitte midagi kasu, mis ma teen, eks ole. Sellepärast, et ma usun, et ma ei tea, et mis iganes näiteks, et kalori defitsiit peab olema 400 kalorit, eks ole. Ja ma usun, et pakenditel kalorid kunagi ei valeta, eks ole. Ja ma usun, et ma ei tea, et ma pean tegema 10 000 sammu päevas. Ja kui ma seda ei suuda, siis ma ei viitsigi ja mul on käega. Kõik need kokkuvõttes on sellised pärssivad ja ebaõnnestumist soodustavad nagu uskumused. Jah, või siis, et ma olen hästi tubli, kui ma teen 10 000 sammu ja see on piisav ja kõik nagu nii-öelda, seal saab nii nagu nii-öelda palju asju välja tuua. Et jah, kuidas ma nüüd selle siin kõik kokku võtan, siis mul on 100 mõtet. Ära võtagi kokku, jättagi kõik õhku, et pane alla, et to be continued, aga me ei ütle millal. Võib-olla ongi see, et panna, et inimesed saavad kas või nagu nii-öelda
kommenteerida YouTube'is vähemalt saab panna igasuguseid nagu nii-öelda kommentaare, et mis on nagu nii-öelda need müüdid või nagu nii-öelda, mis neid nagu nii-öelda huvitaks ka, et sealt saame ka mingisugust sisendit võtta. Aga et ühesõnaga, tegimegi otsuse, et tuleb osa 2 ka. Ja sina veel ütlesid mulle, mis meil ikka rääkida, ma ei tea, kas saame episoodi. Nojah, selles suhtes, et kui nüüd korralikult lõigata, et siis võib-olla selline 20 minutit tuleb. Ei, aga aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Olid nõus siin tulema. Oli kaugele tulla, aga leidsin aega. Aitäh ja varsti jutustame jälle. Jah.